Meie oleme Helis, Enel, Kertu ja Aveli ning tutvustame teile meie tööd teemal finantsplaneerimine. Mina olen Helis. Finantsplaneerimine on rahaliste vahendite teadlik ja eesmärgipärane juhtimine, mis aitab tagada stabiilse arengu nii üksikisikule kui ettevõttele. Töö keskendub finantsplaneerimise olemusele, selle ajaloole ja arengule ning sellele, kuidas finantsplaneerimist praktiliselt rakendatakse. Lisaks uurisime ka finantsplaneerimise põhimõtteid ja reegleid ning andsime ülevaate tarkvaradest, mis seda protsessi toetavad. Töö põhineb teadusartiklitel, ametlikel juhendmaterjalidel ja erialastel veebiallikatel. Töö struktuur järgib Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilastööde juhendit. Meie uurimusülesanneteks olid selgitada finantsplaneerimise ajaloolist tausta, avada olulisemad põhimõisted ja kasutusvaldkonnad, kirjeldada finantsplaneerimise põhimõtteid ja reegleid, anda ülevaade levinumatest tarkvaradest, mida finantsplaanide koostamisel kasutatakse. Ajalooline taust ja areng. Finantsplaneerimine ei ole uus nähtus. Juba vana Mesopotaamias ja Egiptuses võtsid inimesed vilja ja ressursse varuks. See oli siis oma olemuselt juba finantsplaneerimine. Sama kehtib ka vana Babyloonia ja Egiptuse ametnike kohta, kes planeerisid maksutulusid ja kulusid. Keskajal tegelesid kloostrid ja mõisad majandusplaneerimisega, koostades aasta eelarveid. Uus aeg ja pankade teke 17. ja 18. sajandil tõid kaasa professionaalse rahahalduse, investeerimise põhimõtted. Tänapäevase finantsplaneerimise algus on aga suhteliselt hiline. Selle ametiala arengut seostatakse aastaga 1969, mil grupp finantsspetsialiste kogunes Chicagosse, et luua ühtne ja kliendikeskne finantsnõustamise süsteem. Selle tulemusel sündis Certified Financial Planner ehk CFP standard. 1970–1980 aastad tõid kaasa finantsplaneerimist reguleerivate organisatsioonide loomise ning ametiala laienemise. Tänaseks tegutseb CFP professionaale enam kui 25 riigis. Finantsplaneerimist mõjutavad ka riiklikud õigusaktid. Eestis on oluline näiteks Finantsinspektsiooni seadus, mis aitab tagada finantsteenuste turvalisuse ja klientide kaitse. Ning kõik need ajaloolised arengud loovad tugeva aluse sellele, kuidas finantsplaneerimine toimib tänapäeval. Tere, olen Enel. Räägin finantsplaneerimise põhimõistetest. Alustuseks vaatame üle finantsplaneerimise põhimõisted. Olen need jaganud 3 grupiks. Vasakul on igapäevased mõisted, tulu, kulu, rahavoog, eelarve ja säästmine. Nendega puutume kokku oma isiklikus rahaplaanis. Keskmine kast on mõeldud, mis kirjeldab finantsolukorda, puhas kasum, likviidsus ja vara. Nende abil saame hinnata, kui hästi kellelgi või mõnel ettevõttel tegelikult läheb. Paremal on investeerimiseks seotud mõisted NPV ja IRR, mida kasutatakse projektide investeeringute tasuvuse hindamiseks. Alustades mõistete defineerimisest, tulu on raha, mis tuleb sisse, näiteks palk, stipendium, pension või müügitulu. Kulu on raha, mis läheb välja, ostud, arved, üür ja muud sellist. Rahavoog näitab, kui palju raha liigub teatud aja jooksul sisse ja välja ning kas raha jääb üle või mitte. Eelarve plaan selle kohta, kui palju on oodata tulu ja kui palju kavatsed erinevatele asjadele kulutada. Säästmine osa tulust, mida ei kulutata kohe, vaid pannakse kõrvale tulevasteks eesmärkideks või ootamatuteks. Ja olukorra kirjelduseks puhas kasum, tulud miinus kulud. See on see raha, mis peale kõigi kulude tasumist alles jääb. Likviidsus näitab, kui kiiresti ja vähese kaoga saab vara rahaks muuta, et vajadusel arveid maksta. Vara, kõik, mis omab rahalist väärtust ja millel loodetakse kasu saada. Raha, kinnisvara, masinad, investeeringud ja muud sellist. Ning investeerimiseks seotud nagu NPV ehk nüüdis puhas väärtus.
arvutus, mis näitab, kas projekt või investeering suurendab ettevõtte väärtust. Kui NPV on positiivne, on projekt üldjuhul kasulik. IRR, sisemine tasuvusmäär, investeeringu aastane tootlus protsentides. Mida kõrgem IRR, seda tulusam on projekt võrreldes teiste valikutega. Nüüd, kui põhimõisted on selgitatud, liigume edasi küsimuse juurde. Miks finantsplaneerimist üldse vaja on? Vaatame selle kahest vaatenurgast. Kõigepealt indiviid ehk tavaline inimene oma rahaasjadega ja siis ettevõte. Räägime, kuidas finantsplaneerimine aitab seada eesmärke, millist kasu see igapäevaelus äris annab. Olulisus indiviidile. Alustan indiviidist ehk meist igaühest. Finantsplaneerimine aitab hoida kulud kontrolli all. Me näeme, kuhu raha tegelikult kulub ja väldime üleliigseid oste. Teiseks, planeerimine näitab, kui suur on raha ülejääk ja kui palju saame säästa. See ülejääk ongi see, millest tekivad meie säästud ja investeeringud. Ja kolmandaks, finantsplaan aitab otsustada, millal mõnda eesmärki endale lubada. Kas on mõistlik osta praegu või oleks targem veel koguda ja teha seda hiljem? Ja nüüd indiviidi eesmärkidest, et miks me üldse finantsplaani teeme. On näiteks lühiajalised eesmärgid, ehk siis näiteks investeerimisega alustamine, reisimine, raha kogumine õpingute jaoks või kolimiseks. Need on eesmärgid, mis on tavaliselt paari kuu kuni paari aasta kaugusel. Kuid on ka pikaajalisi eesmärke, mille sooviks on finantsvabadus, pere loomine ja vanaduspõlve nautimine. Need nõuavad juba aastaid kestvat säästmist ja varade kogumist. Finantsplaneerimine aitab igale eesmärgil vastata kahele küsimusele. Kui palju on vaja ja mis ajaks ma selle tahan saavutada? Ja lähtudes nüüd, et finantsplaneerimise mõju ettevõttele. See tähendab, et esiteks aitab see langetada läbimõeldud otsuseid. Kas tasub mõni investeering ette võtta? Kas kulusid tuleb kärpida? Või kas on mõistlik laenu võtta? Teiseks võimaldab see analüüsida, kas ettevõte suudab oma kohustusi täita. Eelarve ja rahavoogude plaan näitavad, kas raha jätkub palkadeks, arvete ja laenumaksete tasumiseks. Finantsplaneerimine on oluline ka likviidsuse planeerimiseks. Kui kiiresti saab varad rahaks muuta, et igapäevased arved oleks kaetud. NPV ja IRR aitavad hinnata projektide tasuvust ja võrrelda, millised projektid on ettevõttele kõige kasulikumad. Ja lõpuks, selge finantsplaan loob usaldust rahastajate ja investorite silmis ning aitab võimalikke probleeme varakult märgata ja ennetada. Mina räägin finantsplaneerimise praktilisest poolest ning sellest, kuidas igapäevaste otsuste kaudu oma majanduslikku kindlustunnet kasvatada. Finantsplaneerimine algab alati eesmärkide seadmisest ja selge suund aitab otsustada, millised kulud on vajalikud ja millised mitte. Järgmisena peaks siis tulema olulise etapina tulude ja kulude kaardistamine, mis annab ülevaate tegelikust raha liikumisest. Kui see pilt juba on olemas, saab edasi liikuda säästude planeerimise juurde. Siia kuulub nii lühiajaliste kui ka pikema perspektiiviga eesmärkide kavandamine, näiteks hädaabifond või investeerimisplaanid. Oluline osa ka on eelarve tasakaalustamine, et kulud ei ületaks tulusi ning et su finantsplaan siis nii-öelda toetaks seatud eesmärke. Ja kindlasti finantsplaneerimine ei ole ühekordne tegevus, see eeldab regulaarset jälgimist ja vajadusel korrigeerimist, sest elus olukorrad võivad muutuda ja plaan peab nendega kaasas käima. Pidamises siis üks lihtsamaid ja levinumaid lähenemisi eelarve koostamisel on 50-30-20 reegel. Selle reegli järgi siis võiks 50% sissetulekust ehk siis pool minna vältimatutele kuludele, näiteks nagu elukoht, toit ja transport. 30%
enda siis soovidele, mis ei ole just hädavajalikud, aga kindlasti tõstab siis elukvaliteeti. 20% selle reegli järgi võiks minna säästudeks ja investeeringuteks, mis aitavad inimestel siis tuleviku suhtes kindlama tunde luua. See jaotus aitab hoida tasakaalu sinu praeguste vajaduste ja tuleviku eesmärkide vahel. Meetod iseenesest on väga lihtne, aga ka väga tõhus, kuna suunab alati osa sissetulekust siis tulevikku, sõltumata sellest, kui suured või väikesed need summad siis hetkel on, mis sa säästa tahad või mis sa teenid. Edukas finantsplaneerimine ei põhine ainult kindlasti tehnilistel teadmistel või tabelitel. Väga oluline on nende tehniliste teadmiste kõrval ka õige suhtumine rahasse. Et positiivne ja teadlik hoiak aitab kindlasti teha paremaid otsuseid ja vähendada stressi, mis sageli rahaga seostub. Enesedistsipliin on ka kindlasti väga oluline. See tähendab, et sul on võime oma plaanidest kinni pidada, isegi siis, kui see võib-olla tundub jooksvalt natuke ebamugav. Ehk siis võib-olla tehniliste teadmiste kõrval võib-olla veidi olulisem isegi on see, et sa oleksid ise psühholoogiliselt selleks valmis, sest Harv Eker ka rõhutab, et mõtteviis mõjutab väga palju seda, kuidas me oma raha kasutame. Et kindlasti, kui su suhtumine on teadlik ja selline iseennast toetav, siis on ka sellise finantsplaneerimise tulemused ka kindlasti paremad. Mina olen Kertu ja mina räägin finantsplaneerimisest ja selle rakendustarkvara valikust. Kui me räägime finantsplaneerimisest, siis juba ammu ei piisa sellest, et lihtsalt vaatad oma pangakontot ja loodad, et raha jagub. Kuna tänapäeva rahakasutustempo on kiire ja infot liigub väga palju. Seetõttu on tarkvaraga saanud iga inimese oluliseks abivahendiks. Mitte nüüd sellepärast, et inimene ei oskaks arvutada, vaid sellepärast, et inimene suudaks teha paremaid otsuseid ning tal oleks suurem kindlustunne. Minu teema keskendub sellele, et millist tarkvara finantsplaneerimisel kasutatakse, miks need lahendused on inimesele muutunud oluliseks ja miks nad on inimesele ka kasulikud. Kuna ka digitaalsed tööriistad on muutunud, ütleme nii, et elu üheks kõige olulisemaks osaks, mis puudutab sinu finantsplaneerimist või üldse arveldamist, siis meie igapäevatehingud ja kulud on muutunud ka väga mitmekesiseks, mis siis tegelikult omakorda juba vajaksid ühte korralikku rakendustarkvara, millele toetuda. Ja ütleme nii, et manuaalne jälgimine ei ole enam täpne ega ka väga mugav. Tarkvara aitab hoida meil kulud kontrolli all, vähendab vigade riski ja annab ka kiire ülevaate, kuhu raha siis tegelikult liigub. Ja sisuliselt muudab see finantsplaneerimine vähem stressirohkeks ja elu muutub ka palju süsteemsemaks. Nii, siin ma räägin siis põgusalt meie tarkvarade võrdlusest. Et kui siit nüüd näha, siis me näeme, et tarkvarad jagunevad kahte suuremasse gruppi. Üheks on siis tabelarvutusprogrammid, nagu meile kõigile juba armsaks saanud Excel ja Google Sheets. Ja siis meil on ka spetsialiseeritud finantsrakendused. Aga esimestest siis rääkides on need ideaalsed inimesele, kes soovib täielikku paindlikkust ning 100% kontrolli. Aga see tähendab ka palju käsitööd, see tähendab valemite sisestamist, see tähendab andmete sisestamist ja graafikute jälgimist ja kindlasti väga tugevat eneseusaldust. Aga meil on veel ka spetsialiseeritud
finantsrakendused nagu näiteks Mint, You Need a Budget, Finvite ja paljud teised. Need siis teevad suure osa juba töö ära automaatselt. Nad sünkroonivad kulud, nad kategoriseerivad need ise ja loovad ülevaatlikud raportid. Nii saab siis kasutaja pigem analüüsida oma käitumist, kui seda, et hakata kogu seda infot käsitsi sisestama. Seega ikkagi sõltub valik sellest, et kas inimene, kes kasutab, soovib täielikku vabadust või automatiseeritud mugavust. Ja viimaks ma tutvustan teile tehisintellekti rolli finantsotsustes. Ma usun, et siinkohal me võime kõik olla ühel nõul, et viimase aasta üheks suurimaks muudatuseks on olnud tehisintellekti lisandumine finantstarkvarasse kui ka oma igapäevaeluollu. Aga ütleme siis nii, et AI ei tee lihtsalt pelgalt vaid kokkuvõtteid. Ta suudab tuvastada kõrvalkaldeid, ta suudab analüüsida riske, prognoosida tulevikutrende ja ta ka suudab mõista ja õppida kasutaja käitumist. Masinõpe ja loomuliku keeletöötlus võimaldavad rakendusele anda personaalseid soovitusi, nagu näiteks mida säästa, kuhu investeerida, millal olla ettevaatlikum ja nii edasi. Et ma ütleks, et AI muudab finantsplaneerimise targemaks ja ohutumaks, mitte vaid pelgalt kiiremaks. Ja õige tarkvara aitab teha paremaid otsuseid. Ja aitäh minu poolt! Teema kokkuvõttes võib öelda, et finantsplaneerimine on teadlik ja süsteemne protsess, mis ühendab omavahel nii teoreetilised teadmised, praktilised oskused ja siis inimese enda õige hoiak koos väärtustega. Ja hästi koostatud finantsplaan aitab tagada kindlasti majandusliku turvatunde, toetab pikaajalist jätkusuutlikkust ja parandab oluliselt elukvaliteeti. Ehk siis ma arvan, et me võime öelda, et isikliku finantsedu tugev alus on siis see, et regulaarselt jälgida eelarvet, planeerida sääste ja siis ennast distsiplineerida. Aitäh kuulamast!